Isamaa, mu õnn ja jõud, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial peal see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu Isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään su truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis Isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas Isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Kas te olete kunagi kuulnud sinisest hetkest? Mina ei olnud kuulnud. Mitte enne, kui mõni aasta tagasi avanes mul võimalus sõita külla oma sõpradele Põhja-Soome. Sõprade juurde, kes olid sealt pärit. Ühel õhtul istusime neist ühe vanemate kodus, väikese Lapimaa järveäärse lumme uppunud metsatalu köögis, jõime teed ja sealt samast talu lähedalt korjatud murakatest valmistatud moosi. Jaanuarikuu alguses paistab seal Põhja polaarjoone veerel päike vaid mõni tund ja pimenema hakkab juba kuskil kella 2 paiku. Ning köögiaknast paistis sinna auravate teetasside taha meile kätte karge Põhjamaa karge õhtuilu. Täis tuisanud taluõu, taamal mühavad iidsed kuuselaaned ja talvevaikne jäätunud järv. Ühtäkki ütles mu kohalik sõber, et näe, väljas on praegu sinine hetk. Meie, tema külalised, kuulsime sellisest sõnapaarist esimest korda. Aga tõepoolest, väljas oli päikene just loojunud, kuid veel polnud päris pime. Sealses ilmanurgas muutub valgus meie siinse Eestiga võrreldes üldse palju aeglasemalt. Ja see päikeseloojangu ja pimeduse vaheline hetk oli tõepoolest terve lumivalge maastiku sügav siniseks värvinud. Seda olid teinud vastselt loojunud päikese kõige viimased killud. Niisugust looduse imetegu jätkus küll üsna lühikeseks ajaks, ent see oli midagi sellist, mida meie tunnistasime endale esimest korda. Kui ma mõni päev hiljem olin juba jõudnud tagasi Eestimaale ja loksusin pärastlõunases rongis Tartu poole, avastasin aknast välja vaadates, et tegelikult on ka meil siin Eestis võimalik keset talve üheks üsna üürikeseks hetkeks samasugust sinist hetke imetleda. Küll palju lühemalt ja palju tuhmimalt, aga siiski. Tundsin, et selle Soomes käiguga olen endaga kaasa saanud ühe loodusnähtuse, mis on tegelikult koos minuga olnud juba algusest peale kogu aeg, aga mulle lihtsalt täiesti teadvustamatult. Siin meie oma Põhjamaal
meie rangel ja kangel maal. Põhjamaa me sünnima, tuulte ja tuisu öödemaa, rangemaa ja kangemaa, virmaliste maa. Põhjamaa me sünnima, itsete kuuselantema, laintema ja rannama, sind ei jätama. On lumme uppund metsatalud, vaikseta liidet. Nii hellad on su kirkkokellad, lumel laulvad need. Põhjamaa me sünnima, karmide meeste kallis maa, taplemiste tallermaa, püha kodumaa. Põhjamaa me sünnima, hinges sind ikka kannan ma, kaugeil teil sa kallis meil, sind ei jäta ma. Tänavu talvisel madisepäeval, 24. veebruaril, möödub 100 aastat sündmusest Eestis, mida võiks vaadelda otse kui Eesti ajaloo sinist hetke. Üürikese hetkena valguse ja pimeduse vahel. 1918. aasta alguskuudel valitsesid Eestis veel eelmisel aastal oktoobripöördega võimule pääsenud enamlased. Eesti rahvuslik omavalitsus oli sunnitud minema põranda alla ning pandud ootama oma võimalust, oma sinist hetke, et kuulutada Eesti iseseisvaks. See hetk saabuski veebruari lõpus, kui ida poole liikvele läinud Saksa väed ähvardasid kohe-kohe Eestit okupeerida ning enamlased nende eest Soome ja Petrogradi pagesid. Pimeduse ja valguse vaheline sinine hetk oligi käes ja võimuvaakumit ära kasutades kuulutas Eesti Päästekomitee 24. veebruaril 1918. aastal Eesti iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks. Välja kuulutatud iseseisvus jäi aga tegelikult siia tõepoolest üheks silmapilguks, sest juba järgmisel päeval jõudsid Saksa väed Tallinna ning meie sinimustvalge asendati Pika Hermanni tornis hoopis Saksa keisririigi mustvalge punasega. Nii saabus meie üürikese sinise hetke järel kohe ka möödapääsmatu pimedus. Saksa okupatsioon kestis ligi 9 kuud ning alles suure Saksa keisririigi ning tema rinnete kokkuvarisemine 1918. aasta sügisel ning Esimese maailmasõja lõpp tähendasid, et meie sinine hetk tuli tagasi. Me ise pidime selle nimel ka verd valama. Meie koolimaja aulas on igaveseks marmorisse raiutud 9 vabadussõjas langenud koolikaaslase nimed. Kuid see meie iseseisvuse hetk siiski naases ning jäi meiega tervelt paariks aastakümneks. Ometigi, sellest hoolimata on meisse, eestlastesse, läbi aja sisse pugenud hoopis mingit laadi
alateadlik tunnetus, et me oleksime justkui alati igavesed teised. Ajalootuultes jäime teiseks juba 13. sajandi alguse Läänemere ristisõdades, kui siinmail haarasid mitmeks sajandiks juhtohjad meist erineva keele ja kultuuriga inimesed. Sakslased, taanlased, poolakad, rootslased, venelased. Kohaliku maarahva enamuse paigutas see valitsev vähemus ikka ja alati teisele kohale. Ning lõppkokkuvõttes pani see ka meid endid tundma meie oma maal otse kui teistsugusena. Paratamatult on see aastasadu teiseks jäämine pannud meid tundma iseendid ebatäiuslikuna, kaotajana, kes peab nüüd kõvasti pingutama ja vaeva nägema, et saada lõpuks ometi jälle esimeseks. Ent läbi suure osa meie ajaloost on meil tulnud end siinmail võrrelda selliste esimestega, kes on olnud meist teistsugused. Niisiis tähendab esimeseks pürgimine meie jaoks tihtilugu tegelikult hoopistükkis iseenda kaotamist, kellekski teiseks saamist, olgu siis maakeelt rääkivast talupojast saksakeelseks linnaantsakaks või kodusest kitsikusest üle lahe Soome paremat leiba otsima läinud Kalevipojaks, kelle eesti keelt varjutab soomepärane kõla juba paari aastaga. Tunnetades ennast alateadlikult teiseks jäänuna, oleme kiirelt valmis ära minema, lahkuma võistlusareenilt. Lahkume, et muutuda, lahkume, et saada täiuslikuks. Selle nimel oleme valmis nägema ka väga palju vaeva, ent kuna teiseks jäämine on meie mõttemaailma ajalooliselt niivõrd sügavalt sisse istutatud, siis suurest vaevanägemisest ja töörühkimisest hoolimata tajume, et ikka veel pole see kõik päris õige, me pole ikka veel saanud esimeseks, ikka veel me tunneme, et me ei saa olla õnnelikud. Me kogunisti kardame olla õnnelikud, sest meile tundub, et pidevalt jääb õnne täiusest midagi puudu ja nii tundub, et hetke rahulolu ei saabugi mitte kunagi. 100 aastat tagasi oli meie maa ajaloos sinine hetk. See saabus, kuna meie endi seas oli toona hulk inimesi, kellel oli usku. Toona, sellel ajaloolisel hetkel ei tunnetatud enam, et hoolimata suurest muretsemisest ja vaevanägemisest on eestlane omal maal ikka veel keegi teine. Me polnud enam teistsugused, olles jäänud üürikeseks silmapilguks vaid iseendaga. Olimegi ühtegi kõik omad. Olime esimesed omal maal. 100 aastat tagasi sündis iseseisev Eesti just nimelt tänu sellele, et lakkasime tundumast, nagu oleksime siin mail teistsugused. Nagu oleksime siin alati teiseks jäänud ja peame seetõttu lakkamatult püüdlema mingi kinnipüüdmatu õiguse, täiuslikkuse ja õnne poole. Meie oma koolivend Tammsaare on öelnud, õnn on nii ligi, ainult usk peab olema tema tabamiseks. Õnn on nii ligi, ainult julgus peab olema temast kinni hakkamiseks. Nii on ka praegu, 100 aastat hiljem. Meil, eestimaalastel, ei tule õiget ja täiuslikult taga otsida, meil on vaja sellesse üksnes uskuda ja meil on vaja julgust, et see kinni püüda. Võtkem siis igaüks see julgus ja uskugem iseendasse. Uskugem omaenda õnne ja meie iseolemisse. Vaid siis ei jää meie ühine sinine hetk pelgalt üürikeseks silmapilguks, vaid jääb meid kandma üle aegade. Siis on see õnn meil igavesti pihus. Iga
Pühendan kõigile poistele, kes minuga koos õppisid Tartu esimeses keskkoolis aastatel 1945–48, õppisid või logelesid, ja pühendan kõigile õpetajatele. Ühel häälpäeval on matemaatikaõpetaja Kukk kadunud. Valitseb Stalini aeg, aga see aeg ei ole veel täit tuuri üles kogunud. On veel nagu järel Eesti aeg, kõik koolis härratavad ja prouatavad ja seda ei panda pahaks. Ja siis tulebki mõttesse, et õpetaja Kukje kadumisel võib olla ka mingi muu põhjus, näiteks haigus. Ja seda inspektor Sassa meile pisut nagu ärarääkimise moel seletab, et õpetaja Kukk on vallandatud koolis tiisikuse levitamise pärast. 10. klassis sureb õpilane Tischland. Juba sügisel on ta haige, käib koolis, elegantne valge sall kaela ümber, aga viimaks selgub, et sellel sallil on ka meditsiiniline funktsioon. Tischlandile on tiisikus kurku löönud. See on lõpp. Kõigiga on lõpp, kellele tiisikus kurku lööb. Sel esimesel aastal seal koolis ei saanud ma mitte kunagi ega mitte kellegiga oma päed puhtaks rääkida. A-klassis oli küll professorite poegi ja muidu tuntud inimeste lapsi, aga seda ideaalset aristokraatlikku joont ma nagu ei näinud. Ükskord läksime jalgpalli mängima raudtee äärde, seal oli üks väike väljak ja ühed teised ka seal tahtsid mängida, läks sõneluseks ja see muudkui paisus, see sõnelus, ja viimaks keegi võõras ütles Maasiksalule: kuradi maakas! Maasiksalu, Edu, läks näost punaseks nagu Peet, otsis riietest bussi välja ja siis läks buss käes röökides võõra peale. Kes kurat, ütles maakas siin, ah? Mina püüdsin neil aastatel seal koolis küll igatepidi maapoisina välja näha. Oli ju veel talude aeg, kolhoosid ja küüditamised uued seisid alles ees.
ma salaja mõtlesin, et kui Andres tuleb linna ja järsku ei taha enam maale tagasi minna, siis ma saan selle Viirapäälse koha endale. Et siis ma olengi tõesti talumees, mitte poolenisti, vaid tõesti. Tuhat 1939 Treffneri aktusele minnes läksin ma kõigepealt kooli juurest üle tänava, seal Küüni tänava alguses Uuseni rätsepa äri. Taskus oli mul 1 kroon, selle eest sai laenata fraki. Uusenit me hüüdsime uhhuuks, sellepärast, et ta kokutas. Panin fraki kohe selga, et kuidas paistab. Uusen ütles, istub oivaliselt, aga hoidke nurga poole. 2 aastat hiljem oli mul seljas täiesti tasuta saadud Saksa väliall ja nurga taga hoidmisest ei olnud iga kord abi, sellepärast et Narva pataljonis tuli tanki rusikast põrutada Vene soomukite pihta. Pärast sõda varjasin ennast kodukandis, Ahja jõeäärsetes tihnikutes, Valge soos, siis viis miilits isa vallamajja ja ütles, et kui poiss metsast välja ei tule, siis peab isa hakkama vastutama minu tegude eest. Rong, mis läks Siberi poole, võttis viimaks suuna Novaja Zemljale. Ülekuulaja oli ütelnud mulle ka, et saadan su sinna, kus tagasi ei tulda, strateegilistele ehitustöödele Põhja-Jäämere äärde. Koolivend Otniel Jürissaar, kes kandis kikilipse, ütles sõtta kadunud poiste põlvkonna kohta, et oleme nagu lühike suupillilugu suurte vaatuste vahel. Ja paljudest jäid nimeta hauad kuhugi. Must aeg. Mina ei tohtinud haigla baraki ust lahti teha, sellepärast et karm Põhja-Jäämere lumetorm võis mind väga alakaalulist endasse tõmmata, aga siis ilmutas haigla peaarst imelist alastust ja määras mu laagri öökokaks. Odratangu pudrus hautatud koeraliha kuubikute hõrk maitse püsib tänini meeles. Tartusse jõudsin tagasi veel enne, kui 1955. lõpetas esimese keskkooli viimane poistelend. Mina hakkasin elektrikuks. Üks laskurkorpuse mees, kunagi see pinginaabri vanem vend, aitas mind järje peale. Siberis rääkisid vanemad lastele asumisel olles, et meie siit enam tagasi ilmselt ei jõua, aga teie jõuate. Ja need asumisel sündinud lapsed jõudsidki tagasi ja läksid Tartus esimesse keskkooli. Kas just sellepärast, et Hugo Treffner ise oli nende vanaisadele joonlauaga vastu näppe andnud, võib-olla hoopis huvist reaalteaduste vastu, aga nende asumisel sündinud lapsed läksid küll samasse kooli juba seepärast, et nende vanaisad ja isad olid samas käinud. Mina õppisin Tartu teises keskkoolis, praeguses Miina Härma gümnaasiumis, aga ema kõige parem sõbranna Liidia Tanimäe oli Tartu esimese keskkooli füüsikaõpetaja ja tema tungivalt soovitas, et 5 tüdruk peab astuma esimese keskkooli matemaatika eriklassi, mis oli just avatud. Oli siis aasta 1962. Klassijuhatajaks sai meile Kaljo Kruuse ja tema kohe tahtis kangesti meid targaks teha. Ja see tal õnnestus, nii et kui ma läksin ülikooli pärast, siis esimesel kursusel ei olnud mul matemaatika loengutes ja praktikumides nagu mõtet käiagi. Juba koolist käisime me ülikoolis arvutuskeskuses programmeerimas, seal oli üks primitiivne masin, mille nimi oli Uraal 1. Ja kujutage ette, meid lubati selle masina juurde täiesti vabalt, ja varsti sai meile selgeks, et kui Uraal ei töötanud, et siis kõige kindlam on
laua alt talle jalaga kõvasti virutada, siis läksid ühendused kohe paika. Koolimaja oli väga romantiline, iga ruum oli isemoodi ja keemiaklassist teisel korrusel avanes vaade Miša veinibaarile, kuidas huvitavad isikud sinna sisenesid ja taas väljusid. Tantsupidudel ma kauaks õhtuti ei jäänud, sest olin sporditüdruk ja mängisin võrkpalli. Iga nädala lõpp olid kuskil võistlused, sai reisida ja lõpueksamitest olin ma hoopis vabastatud, sest kuulusin vabariigi koondisesse. 60-ndatel ei räägitud enam Stalinist, aga seoses komsomoli astumisega tekkis probleem. Direktor Allan Liim, keda me kõik kutsusime kliistriks, kutsus mind oma kabinetti ja küsis, et miks eesrindlik õpilane pole astunud komsomoli, et kool kannatab selle pärast. Austasin väga kliistrit, nagu kõik teised ka, ja astusingi komsomoli, aga ega ma seal midagi suurt ei teinud. Tutipäeval olid meil tõesti peas valged tutid ja läksime tüdrukutega Rüütli tänava fotoärisse, tegime koos pilti. See pilt on alles ja meie saame kokku. 25 aastat tagasi rääkisime oma lastest, nüüd räägime lastelastest. Ja meil on koos väga tore olla. Kooli minnes esimesse klassi, kohe esimesel päeval olid pisarad silmas. Et pärast tundide lõppu ema ei tulnud õigel ajal järele. Seisin siis seal koridori servas ja suured poisid ja tüdrukud käisid mööda. Korraga tuli minu juurde üks selline, õlgadeni juuksed, nina all nagu kerged vuntsid, küsis minu käest, kas sa oled huvitatud kosmose temaatikast? Ja tõmbas õlma alt välja Margi albumi. Mul oli kaasa antud 15 kopikat, selle eest sai kooli sööklast 2 kohupima korpi ja tassi magusat teed. Vaat see 15 kopikat läks selle vuntsidega onu taskusse. Ma pärast sain teada, et tegu oli ühe vanema klassi õpilasega. Ja mina siis kodus näitasin vanematele ette, kortsus kosmose temaatika taskust võtsin välja. Kui nüüd piltide pealt vaadata, siis toonane koolimaja nägi räämas välja. Aasta oli 1971. Saljut oli läinud orbiidile. See varsti põles seal küll ära, aga mina käisin koolis edasi. Ja maja oli tellingutes, krohvi kukkus, aga seal leidus põnevaid keldrikaari, tolmuseid pööninguid, selliseid hämaraid nurgataguseid, kus klassivennad lugesid üksteisele ette hirmu ja õuduse jutte ja kusagil teisal lugesid tüdrukud luuletusi. Must vari käib akna taga, kes mulluga lagedal käis. Ta uitab siin alati, aga tuulelapsi me tuba on täis. Täna pilluvad pilvepalli nad mu sängiga puiesteelt. Nad on lapsed ja nad lihtsalt ei salli, et vihm räägib ladina keelt. Las ta räägib, ta sõnad on rängad. Juba mõistan ma mõndagi neist, kui ta katusel koputab kaua ja kõneleb koiateist. Ikka kutsub ta kuhugi kaasa, kuid lukus on vööruse uks. Mu toit on voodi ees toolil, ma jäängi vist jalutuks. Nüüd alustame kirjandustunniga. Aga teie lennake sinna, kuhu siit aknast ei näe. Laugelt lennake, tuulelapsed, üle laiuse mäe. Lennake Riidmaal ja Rupsil,
rukki merel ja metsadel. tegu on Juhan Liivi kodupaikadega ning tema lemmikkohaga Laiuse mägi. Peipsilt lennake läbi Võnnu, kus kõneles Kerko kell. Võnnus sündis Gustav Suits, kelle ema surmale pühendatud luuletus kannab pealkirja Kerko kell. Lennake Võrus, Võrus elas 44 aastat Friedrich Reinhold Kreutzwald. Vändras sündis Liidia Emilie Florentine Koidula. ja Karksis. Teate ju küll Libahundi autorit August Kitzbergi. Lennul vaadake üle vee, kuidas terendab sinine puri. Mäletate ju Siuru printsess Marie Underit ning tema luulekogu Sinine puri. Tehke tiir ümber Piibetee. Piibe lähistel elas Karl Ernst von Baer, kes õppis Tartu Ülikoolis ning hiljem oli Königsbergi ülikooli meditsiiniprofessor. Tehke kaar üle Albu valla. AHT. Kas kõlab tuttavalt? Noh, eks ikka meie Anton Hansen Tammsaarest on jutt. Üle Kaarli, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünnikoht. Muuga Eduard Vilde lapsepõlvekodu. ja Ao. Friedrich Robert Fehlmanni sünnikoht. Üle aegade Assamalla, üle Kääpa ja Künnivao. Tegu on Kalevipoja müütidega seotud kohtadega. Lennake läbi kõik mandrid, las maha jääb leplik legend. Lennake mööda ka Menust, kannul Nihil Mitte midagi, ja Nemo, mitte keegi. ta kaksikvend. Lennake üle mere, kannul fuuriad, kahtlus ja taud, kuni leiate kivise rünka. Kivi rünkal on kivine laud. Kivi laual on kivine raamat. Kivi raamatu nimetus kumab kaugele kumeral kaanel. Tee gigantibus. Ikka peavad end raamatu pärijaks tarantel ja draakon, salamander ja skorpion, homunculus, horror ja terror. Nende lahingunimi on leegion. Ikka veerivad raamatut vaevad, ikka riivavad raamatut verised vood, ikka raiuvad sinna kõik rahvad oma tõllude nimed ja tõsilood. Seda raamatut uurige teie, mu sõbrad, kui mina ei saa. Seal olevat hiiglaste hulgas ka üks peatükk. Estonia! Lähen jälle ükskord seal ülemises koridoris umbes samas kohas, kus vuntsidega koolivend mulle kosmose temaatikat vahendas ja näen hunnik raamatuid koridori nurgas, on raamatukogust välja tõstetud. Astun vargsi juurde, võtan pealmise köite, avan. Siin on kirjutatud A. Kuprin, ebajumal. Ja aasta 1907 ning siis sinine tempel, Hugo Treffneri asutatud eragümnaasium. Ja lisaks on keegi hariliku pliiatsiga kirjutanud sõna praht. Loomulikult ma panin selle raamatu põue ja viisin koju. Järgmisel päeval lähenesin uuesti sellele kuhjale ja juba ilma midagi vaatamata võtsin järgmise raamatu ja panin kotti. Nii ma vedasin vaikselt koju kogu selle kuhja. Meelde jäid sinised templid, Hugo Treffneri eragümnaasium. Olin seda sõna näinud varemgi koolivõimlas, kus üks vanema
klassi poiste võistkond oli teinud endale sellised särgid, kuhu oli seljale kirjutatud sõna Trefonia. Meie korraldasime ka võistlused ja jalgpallis. Jüri Kuke mälestuseks. Vabadusvõitja Jüri Kukk oli just äsja 1981. aastal vangistuses surnud. Ma võtsin plakati, kirjutasin rasvakriidiga peale Jüri Kuke mälestusvõistlused jalgpallis ja lõin selle kooli garderoobi seinale. 3 päeva pärast ilmusid kooli kaabudega mehed ja mina istusin direktori kabinetis, kus viibis ka minu klassijuhataja Kaljo Kruuse. Kaljo Kruuse hoidis käes seda minu plakatit ja lukustas selle kooli raudseifi ning ütles, et seda me neile kätte ei anna. See tähendab kaabudega meestele siis. Olen oma klassijuhatajale siiani väga tänulik. Kui mina Treffneri koolis käisin, siis oli see veel ikka esimene keskkool ja sissekäik oli mitte Rüütli tänavalt nagu praegu, vaid Jaani kiriku poolt. Ja sealt viis otse koridor, O-koridor ja üleval oli Ü ehk ülemine koridor. Hoovi meid millegipärast ei lubatud, aga lubati vahetunni ajal joosta ülikooli kohvikusse, kus sai osta võiroose. Ma tahaksin neid võiroose kord veel elus süüa. Ja matemaatika eriklass, matemaatika, füüsika, elektromehaanika praktikumis pidime kukutama mingeid asju pöörleva grammofoniplaadi peale. Matemaatikat oli kohe esmaspäeva hommikuti järjest 2 tundi. Vaatasin talvel Jaani kiriku härmas seina ja palvetasin kõigest väest. Armas Jumal, tee nii, et Kaljo Kruuse mind täna tahvli juurde ei kutsuks. Aga kui ma sain kätte kontrolltöö ja selle all oli tema käega kirjutatud tubli, siis oli uhke tunne küll, ehkki hinne oli 3+. Meie klassist läksid paljud kaasa muinsuskaitse liikumisega. 2. veebruaril 1988 Tartu rahu tähistamisel võeti klassivend Erki tänavalt kinni bussipeatusest. Ta oli käinud ringauditooriumis koosolekul ja tahtis koju minna. Järgmine päev pidime kõik kuulama direktsiooni kaunis krõbedaid sõnu ja Erki pandi järelevalve alla. Kuid vaid paar kuud hiljem olid Tartus muinsuskaitsepäevad ja sinimustvalged juba lehvisid ja kõik see järelevalve lagunes. Lõpuklassi talvel me keeldusime Moskva ekskursioonist, ütlesime, et ei lähe ja kõik. Nüüd mõtlen, et oleks ikka võinud minna vist. Aga selle eest, kui sõjalise kasvatuse õpetaja Patjuškov, auastet ei mäleta, viis meid ekskursioonile seni suletud olnud Tartu sõjaväe lennuväljale, siis see oli ka nagu uue aja märk ja me läksime. Kooli lõpueksamil ajaloos tõmbasin ma pileti, mille esimene punkt oli vabadussõja lahingud ja teine punkt oli Lenini aprilliteesid. Mäletasin 10 teesist 7 ja sain indeks vist 4. Kõige viimasel aktusel olid mul seljas rahvariided. Ja enne lõpupidu just saime me kätte valge triibuga sinised Treffneri teklid.
Olime kaua oodanud raudse eesrinde langemist ja unistasime vabast Eestist. Meie õigete uudiste kanalid olid Ameerika Hääl ja Raadio Vaba Euroopa. Muusikat kuulasime Luksemburgi raadiost. Vaatamata sellele, et see kõik oli keelatud, kuulasime ikka. Ja jõule tähistasime ka oma vanaemade, vanaisade eeskujul. 1988. aasta sügisel, seega umbes 30 aastat tagasi, ütles Heinz Valk Eestimaa laulul Tallinnas lauluväljakul: ükskord me võidame niikuinii. Vabadus saabuski mõne aasta pärast. Trikoloor, kolmelõviga vapp, suitsupääsuke ja rukkilill said taas meie riigi ja rahvussümboliteks. Ja uskuge, oli uskumatult uhke tunne üle pika aja esindada sinimusta-valge lipu all Eesti Vabariiki folkloorifestivalidel, koorilaulmistel, erinevatel konkurssidel, spordivõistlustel. Nüüdsest saime koolis õppida ja õpetada seda õiget Eesti ajalugu. Ei pidanud enam klassiekskursioonile Saaremaale või Hiiumaale minnes näitama sõjaväelisele võõra riigi piirivalvele kutset või saarele sõiduluba. Õpetajad ja õpilased said koolis rääkida seda, mida ise õigeks pidasid. Esimese võõrkeelena saime õppida inglise või saksa keelt. Siiamaani oli kohustus õppida vaid vene keelt. Laulupidudel, tantsupidudel sai Eesti rahvas laulda ja tantsida neid laule, mida nemad ise soovisid. Vabadus oli käes ja saime uuesti hakata üles ehitama oma riiki. Võideldes tagasi oma iseseisvuse oli meie soov kõike ise otsustada, ise hakkama saada ja püüelda parema elu poole. Samas on oluline mõista, et pikk võõra võimu all olek muutis inimesed ettevaatlikuks ja kartlikuks. Ei julgetud tihtipeale välja öelda oma arvamust. Ja kõige keerulisem oli vaimne kasvamine ja eneseusu süstimine,
julgustamaks inimesi otsustama. Aga enam ei olnud kedagi teist, kelle käske me pidime täitma. Meie ise otsustasime oma riigis, mõtlesime oma peaga ja selle põhjal tegutsesime. Selles mõttes tänane päev erineb oluliselt taasiseseisvumise algusaastatest. Kogemust ja enesekindlust on palju lisandunud. Meie väikese riigi ja rahvuse püsima jäämisele andis kindluse pühendunud töö jõudmisel kollaste tähekestega sinise lipu alla. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päris alguses taastati meie kooli nimi ning muudeti õppesüsteem selliseks, mis teile, head õpilased, on tänane täitsa tavaline koolipäev. Kuid erinevus võrreldes tänapäevaga avaldus aga koolielu väga paljudes valdkondades. Mitmetes õppeainetes puudusid õpikud, käsitsi kirjutamist oli väga palju. Klassiruumide lauad, toolid olid vanad ja katkised, osad needki saadud välismaalt kasutatutena abikorras. Heast valgustusest, ilusatest kooliruumidest ja heast õppekeskkonnast võis vaid unistada. Koolides polnud paljundusmasinaid, rääkimata arvutitest. 90. aastate lõpul kirjutasid õpetajad lõputunnistusi veel käsitsi, kuna nende trükkimine käis koolidele rahaliselt üle jõu. Olime vaesed. Mahajäämus meie unelmate Põhjamaadest oli väga suur. Kuid vabadus oli meie unelm. Oleme tööd teinud mõtestatult ja tulemuslikult, õppinud meie lähiriikide headest kogemustest ja tänaseks jõudnud paljudes valdkondades maailma tippu. Oleme harjunud Euroopas vabalt ringi liikuma. Keelebarjäärid eakaaslastega suheldes on kadunud. Meie vaimne kapital võimaldab hästi hakkama saada. Oleme ühes suures inforuumis, kasutame aktiivselt sotsiaalmeediat. See, kuidas me seal püsime, sõltub väga paljuski teist, kallid trefneristid. Kui kõik muutub tohutu kiirusega, kas on ka midagi jäävat? Kool ja õpetajad, kes hoidsid oma õpilasi ja kaitsesid neid nii minevikus kui täna. Kool ja õpetajad, kes hoiavad Eesti iseseisvust. Kui maailm meie ümber muutub üha kirevamaks, peab olema kusagil kindlale teadmisele põhinev kindlus. Sellist kindlust me ammutame muidugi kodust, aga sellist kindlust me saame ka koolist. Ilma nende kahe toeta pole võimalik ei uute riigimeeste ega kooliõpetajate kasvamine. Kui kaovad need toed, tugev Eesti kool ja kaunis Eesti kodu, siis on kadumise ohus ka Eesti riik. Nii ütles Lennart Meri Hugo Treffneri ausamba avamisel veidi rohkem kui 20 aastat tagasi. Hoidkem oma kodu ja hoidkem oma kooli. Hoidkem oma õpetajat.
milline on minu Eesti? Ma ei küsi seda mitte endalt, vaid teilt, head treffneristid. Kas ta on samasugune nagu teie vanavanematel või vanematel? Arvatavasti mitte. Korjasin mõningaid mõtteid raamatust Meie inimesed ja loen neid ette nüüd. Ehk aitavad need minu Eesti mõtestamisel. Kui tahame 100 aasta pärast eestlasena olemas olla, peame leidma midagi, mis meid aitaks eestlaseks tagasi saada. Ehk saab maalähedane eluviis mingil hetkel eluküsimuseks. Kui globaalsed mõtete, asjade ja tegude prügimäed kasvavad üle pea, siis tunned, et on vaja midagi teistsugust. Eestimaa laeb ka vaimselt. Õppides õigemini armastama, õpime olema ka paremad, väärikamad eestlased. Paljud meist on selleks valmis. Kelle poole me eeskuju otsides vaatame? See lõpuks määrabki, kelleks me saame ja kuhu me välja jõuame. Inimestena, isiksusena, eestlasena, rahvusena. Eestimaa koosneb meie kõigi mõtete summast ja otsuste viljast. Meie võimuses on aias kasvatada basiilikut ja tokkroose, teha bändi, kirjutada luuletusi, aretada uusi õunasorte ja miks mitte kirjutada Eestimaale täiesti uus ja palju helgem tõde ja õigus, mille põhjal meie lapsed hakkaksid koolides juba palju rõõmsamaid ja muretumaid elutõdesid õppima. Hetkel, kui ma selle kõik täie selgusega ära tabasin, hakkasin ma Eestimaad armastama ning minus pikka aega käärinud kärsitus ning soov siit lahkuda asendus hoopis uue, vabastava ja elevust tekitava tundega. Siin olla ei olegi kohustus, on hoopis vabadus. Tahan olla siin mitte kadakapõõsaste, tuuleveskite ega rookatuste pärast. Mitte ka selle pärast, milline meie riik, linn või kodu on praegu, vaid selle pärast, milliseks ta ükskord saada võib. Armastan seda käegakatsutavat potentsiaali, milles peitub sadu ja tuhandeid võimalusi midagi paigast nihutada, liikuma panna, muuta ja ära teha. Enda elus, Eesti elus. Ja viimane mõte pärineb Pärt Uusbergilt. Oleme väike ja kokkuhoidev rahvas. Loodan väga, et edaspidi ei peaks me kunagi enam kokku hoidma sõjas, vaid ainult rõõmsatel hetkedel. Peaksime väga alandlikult suhtuma meid ümbritsevasse ilusasse loodusesse, et meie linnud ikka meil und laulaksid ja me põrmust ilusad lilled õitseksid. Olgem suured vaimult, kaitskem ja hinnakem vabadust, hoidkem elus ilusat eesti keelt ja meie esivanemate traditsioone. Eestimaa tulevik on meie endi kätes. Haara
õrnalt mu käest, aga hoia mind tugevalt.
ja peaksin sa